Tere tulemast kuulama ja vaatama Talendikogemuse labori järgmist episoodi, mis nüüd seekord kannab siis pealkirja Tööandja kuvand ehk peegeldus töötaja kogemusest. Ja me oleme jõudnud juba 10. episoodini, ehk siis selline väike juubel. Saab tähistada täna ilusti selle põneva teemaga. Ja mul on siin endaga koos Fonteses Kadri ja Kristiina. Tere! Tere! No meil on alustuseks alati selline väike tutvumisring, nii et saate siis ka võimaluse ennast tutvustada natuke. Ja meie siis esindame täna siin Kristiinaga Fontese tööandja brändi ja töötaja kuvandi meeskonda. Meid on tegelikult väga palju rohkem, kes seda teemat Fonteses siis nii-öelda veavad ja seal oma erinevaid rolle täidavad ja meie oleme siis need inimesed, kes nii-öelda klientidega neid plaane teevad ja neid projekte siis ellu viivad. Just. Kristiina võib-olla siin täiendab. Ja, aitäh Kadri. Minul on olnud au olla selle tiimisünni juures ja oleme väga aktiivselt siis lisaks klientide nõustamisele ka samal ajal oma tööriistakasti täiendanud. Nii et väga põnev aeg on olnud. No sest tööandja brändingust räägitakse aina rohkem. Ja no bränd seostub, ma arvan, paljudele inimestele sõnaga turundus või üldse selle maailmaga. Aga mis imeloom see tööandja bränd siis on või see bränding, et mis ta on ja mis ta ei ole? Ja, et neid dialoogi on hästi palju. Et mida selle brändingu all siis nagu mõeldakse ja kui mõelda, kus see tööandja bränding tulnud on, siis ta ja tõepoolest sellisest nagu tarbija turundusest ongi saabunud. Ja kõige nagu lihtsam paralleel ongi see, et ta on justkui nagu selline tööandja kaubamärk. Ja teisipidi ta on väga selgelt siis kõik see, mis tööandjana väljapoole sinust paistab. Et tööandja kuvand, tööandja maine, kuidas sind tajutakse sinu jaoks olulistes sihtgruppides. Ja teisipidi kõik see, mis just kogemust sa oma organisatsioonis lood ja pakud oma inimestele, nii et meie Fonteses usume sellesse, et tööandja bränd ongi eelkõige selle töötaja kogemuse peegeldus siis nii-öelda sinu jaoks olulisel talenditurul. Jah, võib-olla tõesti, et üha enam ja enam liigub see tööandja bränding sellisest välise maine kuvandi kujundamise temaatikast rohkem organisatsiooni sissepoole. Et UK üks selline tunnustatud tööandja brändingu strateeg David Hasselhurst räägib, et tegelikult me oleme juba jõudnud sellest sellisest storytellingu ajastust story doingu ajastusse. Ehk et küsimus ei ole enam selles nii väga, mida ettevõte oma kodulehel iseendast räägib, vaid mida siis ettevõttes töötavad inimesed ja see võrgustik jutustab sellest organisatsioonist. Millal siis, või mis on need märgid, mis näitavad, et okei, et nüüd oleks vist küll tõsisemalt aeg hakata tegelema selle tööandja brändinguga? Võib-olla kõige selline traditsioonilisem õlekõrs tööandja brändingu näol, mida me kuuleme ja kogeme ja mis ka võib-olla meie poole pöördumistes kõige sagedasem on ju tegelikult see, et mis on väljakutsed seotud ärbamisega, et kas minu organisatsioon ei ole nagu teada või tuntud minu jaoks olulises sihtgrupis, ei ole atraktiivne. Tavaliselt need signaalid tulevad ikkagi olukorras, kus me peame uusi inimesi leidma ja mõeldes seda, kus keskkonnas me toimetame, mis olukord täna tööturul valitseb, siis ega see ei leevene kuhugi poole. Et see võib olla kõige traditsioonilisem, aga ainult kübe sellest tegelikult, mis nagu sellist laiemat probleemistikku võib-olla üldse hõlmab. Et näiteks päris kindlasti olukorras, kus võib-olla organisatsioon seisab väga selgete muutuste ees või organisatsioonis toimuvad selged muutused ja kus on sõna otseses mõttes tegelikult vaja vaadata korraks otsa sellele, kuidas meie inimestel läheb. Ehk siis heas mõttes nagu selliste võib-olla uute lootuste tekitamine
Ehk siis nagu me räägime, et kui need dimensionaalselt on see nii-öelda väline kuvand ja sisemine kuvand, kui sees toimuvad olulised muutused, siis me peame kogu aeg nagu jälgima, et mismoodi see kooskõla nii-öelda juhtida ja korraldada. Ja võib-olla esimese asjana tüüpiliselt ei mõelda, et kui on see muutuste olukord organisatsioonis, et meile võiks abi olla sellest, kui me hakkame tööandja kuvandit ja välistööandja brändi kuidagi teadlikult juhtima. Et see on võib-olla jällegi selliste ettevõtete teadlikkuse koht. Ja nagu vahva näide on näiteks meil kohe praegu hetkel tegelikult alguse saanud projektist ühe suure Eesti organisatsiooniga, kes tegelikult on hiljuti läbi teinud ühinemisprotsessi. Ja see tähendab seda, et selles organisatsioonis on loomulikult täiesti 2 erinevat kultuuri, on liitunud täiesti 2 erinevat organisatsiooni ja sündinud on 3, ehk siis täiesti uus ettevõte, kes vajab oma identiteeti, oma kogemust, oma uut kultuuri ja selle organisatsiooni selle muutusega käib ka veel kaasas see, et sündis ka täiesti uus korporatiivne bränd, ehk siis väga erinevad nüansid ja tegelikult olemegi sel põhjusel just neile nagu appi tulnud, et sellist kultuuri ja identiteedi kujundamist nii-öelda seestpoolt väljapoole hakata tegema, et see on see, miks me räägime, et esmalt nii-öelda oma inimestest seda alustada ja alles seejärel nii-öelda aktiveerida sinna väljapoole. See on see protsess, kuhu me oleme siis nendega sisenenud. Kristiina, meenub sul veel, mis? Ja neid vajadusi on ju organisatsioonis erinevaid, et võib olla, et ettevõttel on väga edukas kliendi bränd või tarbija bränd, aga on jõutud just ära tundmisele, et nende oma töötajad võib-olla jutustavad seda lugu võrdlemisi vähe ja võib olla ka täiesti praktiline vajadus lihtsalt arendada organisatsioonis seda tööandja saadiku kultuuri, et pakkuda inimestele siis teadmisi, oskusi, kuidas selles digimaailmas endale truuks jäädes autentselt toimetada ja võimendada siis selle organisatsiooni sõnumit. Et on selliseid strateegilisi vajadusi, nagu Kadri rääkis, aga võib olla ka juba mingeid väga konkreetseid praktilisi vajadusi, kui see strateegilisem laiem vaade on paigas ja toimib hästi. Ja mõeldes, et mis on selle tööandja brändi selline tuum, et see on nii-öelda siis see väärtuspakkumine, ehk siis tõepoolest see lubadus, mida ma olen lubanud nii oma inimestele, lubadus, mida ma julgen välja hõigata, eks ole, väljapoole tulevaste talentidele. Ja teinekord võibki olla see, et tegelikult ma olen tööandja brändingu ja selle juhtimisel päris nagu osav juba ja mul on asjad paigas. Siis tegelikult nagu mõeldes seda, et missugune on see keskkonnamuutus olnud, mismoodi on muutunud inimeste vajadused organisatsiooni sees, siis ka võib-olla on lihtsalt vaja aeg-ajalt nagu kuidagi kraadida, et kas kõik see on nagu asjakohane, ajakohane, ehk siis võib-olla on vaja nagu lihtsalt sellist kosmeetilist või sellist natukene timmimist, et vaadata üle oma väärtuspakkumine, natuke mõnes mõttes testida seda, et kuidas oma inimesed täna sellega suhestuvad, kas on vaja seda muuta, ehk siis ka võivad olla tegelikult sellised väiksed asjad, mis ei nõua nagu tohutut ressurssi ja aega, vaid pigem märkamist ja nagu tegutsemust, et tundub nagu jube suur selline kompleksne teema, et issand, et tööandja bränding, et see on nagu, nagu tohutu nagu massiiv, aga ei, et meie näiteks Fonteses läheneme sellele täiesti sellise rätseptööna, et sageli ettevõte nagu pigem jagabki seda probleemi ja muret ja meie oleme nagu need, kes peavad nagu ära tundma, et kas ja millest tal nagu täpsemalt abi on. Et võib-olla see ei käigi niipidi, et ettevõte tuleb, ütleb, et tere Kadri ja Kristiina, mul oleks nüüd vist vähe tööandja brändingu teema läbi. Et pigem sa tuletad selle kuidagi läbi tema mure, et kuulad ära ja mis need teemad on ja sealt tekib see tegelikult see tema jaoks sobiv lahendus. Võib-olla üks hästi praktiline küsimus, millega väga paljud organisatsioonid viimase 12 kuu jooksul on tegelenud, on siis oma väärtuspakkumise ülevaatamine seoses sellega, et tegelikult väga suur hulk organisatsioone läksid kaugtööle ja inimeste töötamise kogemus on täielikult muutunud.
et erinevad uuringud ütlevad, et veel 12 kuud tagasi ei olnud vähemalt kolmandikul Euroopa ettevõtetest kaugtööpoliitikat. Ja nüüd tegelikult kõik ju mõtlevad sellele, et kuidas see, mida me oleme töötajatele lubanud, kui nad organisatsiooni tuli, võimaldada nendele ka selles kaugtöö olukorras. Et üks hästi praktiline vajadus võib-olla, mida organisatsioonid täna läbi teevad, on just selle uue töötaja kogemuse läbimõtlemine, selle teekonna läbimõtestamine, et töötajate pühendumus ja produktiivsus ei kannataks, samamoodi ka ettevõtte kultuur. Et see on üks vundament ju, millel tegelikult tööandja bränd püsib, et just see, miks me siin koos oleme, mida me siin koos teeme ja kas me usume sellesse veel jätkuvalt. Et kaugtöö on kindlasti üks sellistest trendidest, mis mõjutab väga palju ka tööandja brändingut. No me alustasime seda küsimust sellest, et mis on need olukorrad, mille nii-öelda põhjal siis võiks hakata sellega rohkem tegelema, aga kui nüüd ettevõte võtabki ette, ta teeb selle protsessi läbi, töötab endale tugeva läbimõeldud tööandja brändi, siis milliseid probleeme see aitab lahendada, mis on see motivatsioon, miks seda teekonda ette võtta üldse? Võib-olla see ongi, mis ma natukene juba siin hakkasin rääkima, et ikkagi kõik inimesed otsivad ennast organisatsiooniga sidudes eneseteostust ja kui organisatsiooni, ütleme siis missioon, väärtused ja kultuur potentsiaalselt on viimase aasta jooksul löögi alla sattunud, on olnud tegelikult ikkagi selline kriisiolukord ja väga kiire siis kohanemise periood, et mis on need kasutegurid, ongi see, et kui nüüd väga hästi läbi mõelda kaugtöö kogemus ja see väärtuspakkumise viimine inimesteni kaugtöö olukorras, siis on ikkagi võimalik hoida ettevõttes töötajate pühendumust heal tasemel, võib-olla isegi tõsta. Et see on, ma arvan, päris konkreetne kasu, mis avaldub klienditeeninduse kvaliteedis, erinevate toodete teenuste pakkumise kvaliteedis. Nii et need kasutegurid on ikkagi seotud väga konkreetsete äriliste tulemustega. Ja mina just, Kristiina, enne kui ta selle välja ütles nüüd siin lõpus, et siis just mõtlesin seda sama, et missugune organisatsioon siis ei planeeri või ei sea oma strateegias, eks ole, kuidagi nagu tulemusmõõdikuid ja nii edasi. Et seetõttu see tööandja bränd ei ole nagu midagi sellist nagu nice to have asjadena, vaid nagu selline tervikettevõtte tervikstrateegiast ehk siis selgelt integreeritud ja ühendatud erinevate funktsioonide strateegia, kuidas üks või teine üksus tööandja brändi või strateegiliselt juhitud tööandja brändi puhul saab oma eesmärkidele, eks ole, lähemale, mis on see ühine organisatsiooni püüdlus ja see on ka võib-olla tegelikult sageli see valukoht, kus jäädakse selle argumenteerimisega hätta. Ehk siis, mida me kuuleme, ongi võib-olla see, et mul ei ole sellest nagu tippjuhtkonna toetust, mul ei ole selleks raha, et see tundub midagi, mis on niisugune kihvt asi, aga kust me näeme, mis on see mõju ja mis on see tegelikult see nii-öelda, kuidas see tagasi meile tuleb. Ehk siis põhimõtteliselt võibki öelda, et nii nagu sa sead strateegiat organisatsiooni üldiste eesmärkide mõttes, sead sa strateegiat tööandja ka brändingu võtmes. Ja seal sees loomulikult see indikatsioon on sul edenemise jälgimiseks erinevad mõõdikud. Ehk siis nagu, mida sa püüdma lähed ja kuidas sa jälgid seda, et mismoodi see tulemustele lähemale liigud. Et see kindlasti ei ole selline ühekordne projekt, et vahva teeme ära, teeme need vahvad, eks ole, turundusvidinad ja oi kui tore, et võt kandidaadid ütlesid ka nii ilus oli, sellepärast kandideerisin. Aga sul on vaja tegelikult ikkagi nagu jätkusuutlikkuse ja edasiliikumise võtmes selgelt ikkagi ka seda raamistikku, et kuidas sa oma edenemist jälgid, kus sa seda timmid ja selleks on ikkagi see nii-öelda eesmärk ja see, kuidas see nagu alguse saab. Et ikkagi nagu organisatsiooni eesmärgid ja seejärel tuleb tööandja bränding. Mul
meenub Kadriga sellest tööandja brändingu teemast hästi hea mõte, mis sa minu arust ütlesid, oligi see, et kui ehitada väliselt see tugev bränd või mingi turunduskampaania, siis tekib lihtsalt sihuke läbikäigu hoovi efekt, kui seal sees ei ole seda tugevat sisu, aga mis aitab selle tugeva sisu tagada, on see tööandja bränd, et minu arust nagu, vähemalt minu jaoks see nagu mõte pani nagu hästi ilusti need raamid paika. Et oma osa on kindlasti turundusel puhtalt, aga mis rolli just kannabki see tööandja bränding seal tegelikult? Ja mulle hästi meeldib tegelikult see kujund siin, et see tööandja bränding, et kui sa nagu lähtud sellisest nagu turunduslikust vaatest või lähed sellist nagu kiiret nagu efekti sellega püüdmas, siis on nagu see selline, et sa kujundad sellise vahva ja atraktiivse ägeda nagu vaateakna. Aga tõde saabub siis, kui keegi sellest poest sisse astub, mis ta sealt nagu leiab. Ja sa võid nagu lõpmatult seda vaateakent nagu disainida ja timmida, et kui sa ei ole valmis selle sisuga tegelema, siis see tõde saabub nagu päris kiiresti, et seetõttu kui me räägime sellest töötaja kogemusest, siis vahest küsitakse ka, et mis on see töötaja kogemus. See töötaja kogemus ongi põhimõtteliselt ikkagi see, et kuidas see lubaduse elluviimine igapäevaselt toimib. Ja see ei ole jällegi siuke, et ma arvan, et sellega on vist nagu okei, vaid see on see, et see on teadlik protsess, kuidas mingeid lubadusi, mida me oleme siis oma tööandja brändi lubadustena nii-öelda defineerinud, töötaja kogemuses ellu viiakse. Kes seda teeb, mis on need tegevused, kes on kaasatud ja sinna ümber ka kõik need samad mõõdikud, eks ole, et kuidas me... Ja ma võib-olla tooksin siia juurde, me räägime palju sellest töötaja kogemusest, et mis on need praktilised komponendid, võib-olla kuidas seda siis raamistada ja aru saada, et millest me täna räägime ja tähendusest on saanud rääkida, et see on see siis missioon, miks inimesed tulevad ja küsimus töötaja kogemuses on see, et kas ta oma igapäevast rolli täites tiimiga töötades tunneb seda tähendust, oma töö laiemat mõju ja mõtet, et temal on ka mingi oluline roll selles saavutamises. Ja teine on siis nagu karjäär ja areng, et milleks ma tulin sellesse organisatsiooni eneseteostuseks ja et kui me käed lõime selle organisatsiooniga, siis milliseid võimalusi ma nägin selles organisatsioonis ja kas need võimalused ka realiseeruvad, kui ma siin olen teatud aja jooksul, ehk siis selline selgus oma teekonna suhtes, et kus ma olen ja millised on minu edasised võimalused. Kindlasti kõikide erinevate vanuserühmade ootused ikkagi tööelus on seotud ka enesearenguga, et see ei ole ainult teatud noorte vanusegrupis niimoodi. Ja kolmas komponent on siis see tasu pool, õiglane tasu, et ja lisahüved, mis mulle võimaldatakse. Et kas on need, milles me kokku leppisime ja kui kriisi ajal on tulnud siin natukene koomale tõmmata, siis kas see töö tähendus ja ütleme siis minu eneseteostuse arenguvõimalused natukene kompenseerivad siis hetkel seda, et me pidime tasu ja hüvede poolel tagasi hoidma, et näiteks ütleme väga paljude ettevõtete hüvede paketi kuulus ju sporti-idee ja väga suur hulk inimesi olid seotud MyFitnessiga, näiteks väga paljud spordiklubid pidid uksed sulgema ja et kuidas siis ütleme see töö tähendus nüüd praegu kodukontoris hoiab mind ikkagi jätkuvalt selle organisatsiooni juures, kui nüüd hüved ja võimalused on märgatavalt vähenenud. Et see on võib-olla nagu hästi lihtne selline viis, kuidas mõtestada sellised 3 tasandit. Töö tähendus, arenguvõimalused, karjäär ja tasu ja hüved. Et kuidas meil täna nagu selle kogu paketiga läheb? Võib-olla toongi sinna juurde veel selle sama heaolu komponendi, millest meie eelmine saade rääkis, kus tegelikult see sama, eks ole, kogemus ja virtuaalne kogemus ja kogu see vaimse tervise teema ja nii edasi on ka tegelikult isegi saanud sellest samas väärtuspakkumise nagu raamistikus täna täitsa uue koha. See on absoluutselt tõusev trend, et tegelikult ma arvan, et mul oli väga hea meel näha ühe noore Eesti ettevõtja sellist avaldust hiljuti, kus ta ütles, et kõike ei saa optimeerida.
et me ei saa kogu aeg mõelda, et kuidas võimalikult efektiivsed olla, kuidas võimalikult rohkem teha ja võib-olla, mis on ka erinevatest uuringutest välja tulnud, on see, et seoses siis COVIDiga ja kaugtööga inimesed ise hindavad, et jah, mu produktiivsus on kodukontoris langenud, aga minu rahulolu töö ja eraelu ühilduvusega on tõusnud. Ja võib-olla see on üks selline positiivne asi, mida võiks proovida ka COVIDi järgsel ja vaktsiinide järgsel ajal siis, kui me saame kontoritesse tagasi tulla hoida, et inimeste töö ja eraelu oleksid jätkuvalt paremas tasakaalus, oleks jätkuvalt võimalusi paindlikkuseks ja et siis selles väärtuspakkumiseks oleks töötaja nii vaimne kui ka füüsiline ja töö eraelu heaolu heas sellises tasakaalus. Ma arvan, et mis puudutab tööandja brändingut ja selliseid sõnumeid tänastele tulevastele talentidele, siis see sõnum on praegu ikkagi väga oluline kõikidele inimestele, et kõike ei saa optimeerida. Ja et me oleme tõepoolest nüüd palju rõhku pannud sellele töötajakogemusele, kuidas siis tõepoolest luua sellist tähenduslikku tõepärast väärtuspakkumist, mis on siis see nii-öelda tuum meie tööandja brändil, meie lubadusel. Ja tõepoolest, et kuidas siis nende sõnumitega jõuda nende meie jaoks oluliste talendigruppideni. See tegelikult ju saab ka alguse päris seal tööandja brändingu altetapis olulisus siis ära defineerida, et kellega me oma eesmärgid saavutame. Ja selle aktiveerimise faasis kindlasti on see võtmekoht, et mõelda siis, et kus need meie talendid on, mis keeles nendega peab rääkima, kuidas need sõnumid nendeni viia ja kes seda peaks tegema. Ja võib-olla see sama sihtgruppide määratlemise pool ongi nagu baas sellele kommunikatsiooniplaani loomisele ja teisipidi oluline võtmekoht on just nimelt nende oma inimeste kaasamine. Sellise saadikute kultuuri kujundamine kindlasti, et siin on väga vahvaid näiteid Eesti turult, tööturult, ettevõtete näol, kes on just nimelt selle saadikute kultuuri ja isegi selliste programmide näol siis selle väga tõsiselt ette võtnud. Meenubki siin SEB Pank, eks ole, kes on käinud ka meie saates oma kogemust jagamas ja tõepoolest ka juba näevad tulemust, et mida see tegelikult tähendab, kui sul kõik juhid on selja taga ja oma inimesed on selja taga ja kindlasti see saadikute aktiveerimine ei ole selline juhuslik või see ei juhtu iseenesest, et siin on kindlasti organisatsiooni tugi oluline, mis laadi abi vajatakse, et tõesti oma lugu jagada, kuidas seda teha. Ja siin on loomulikult võimalus turunduslikult väga kihvtilt asju realiseerida ja teha neid tööandja videoid, aga ka muud sellised abistavad tegevused, sest kuni sinnamaani välja, et kuidas üldse sotsiaalmeedias rääkida. Et see kindlasti käib kogu selle kultuuri kujundamise juurde. Ja tõesti ettevõte, kelle jaoks siis see värbamine on võib-olla selline võtmekoht selles tööandja brändi eesmärkides, siis kindlasti karjäärileht, eks ole, et mõeldes, et täna inimesed 100% tõenäoliselt oma uusi võimalusi otsivad veebist. Just hiljuti lugesingi ühte uuringut jälle, et ligi 40% kandidaatidest, kes organisatsiooni vastu huvi tunnevad, loobuvad kandideerimisest peale kodulehe külastamist. Ja see on päris nagu hirmutav number, mis tähendab seda, et võib-olla vaadata ka väga kriitiliselt üle, et kas meie koduleht on ainult näoga kliendi ja meie teenuste ja äri eesmärkide saavutamise poole või toetab see ka tõepoolest meie eesmärke ka tööandjana. Ja siin me ei räägi väga paljust, me räägime, et olekski see koht olemas, kus ma näen, et kes need inimesed on, kes seal töötavad, mis on need väärtused, missioon, visioon, mida see ettevõte endas kannab ja mida nad pakuvad, et see sama ka väärtuspakkumise osa.
ja noh, seda on väga võimalik ju ka täiesti ettevõtte kodulehega kõigega integreerida, aga tõesti selliste nagu pidevate aktiivsete värbamiste ja ettevõtete puhul soovitaks tõesti lausa seda eraldi karjäärilehte ja noh, neid ägedaid näiteid on Eesti turul väga palju, kes tõepoolest osavalt on seda teinud ja seda ei ole väga keeruline tegelikult teostada, et peab lihtsalt olema see idee ja mõte ja lugu ja inimesed seal taga, et see kõik jõuaks siis ka sinna, keda me oma paati nii-öelda tahame. Just. Aga missugused need trendid üldse selles valdkonnas täna on siis siin Eestis ja maailmas ka, et kas Eesti pigem läheb lipulaevana ees või ikkagi niimoodi siblib mingite suuremate eeskujude taga? Ma arvan, et siin on niimoodi, et Eesti on ikkagi väga hästi Euroopaga ühte jalga käimas või ka teiste maailma riikidega, et me ei pea üldsegi kuidagi häbenema, kuidas meil läheb. Ja üks väga huvitav asi, mis võib-olla praegu on välja tulnud, on see, et Universum Global, mis on rahvusvaheline tööandja brändingu agentuur, teeb erinevaid uuringuid ja küsis 2020. aasta lõpus suurtelt rahvusvahelistelt tööandjatelt, et kui oluliseks peate täna tööandja brändingut. Ja vastus tegelikult oli üllatav, et hoolimata COVID-i kriisist tööandja brändingu olulisus siis HR strateegiate raames oli tõusnud, mitte langenud. Hoolimata sellest, et 2020 värbamine oli ikkagi seisakus. Välja arvatud juhul, kui sa ei ole väga innovaatiline tehnoloogiaettevõte, keda meil ka õnneks on, aga kõik ettevõtted ei tööta sellistes valdkondades. Ja mida see näitab väga selgelt on see, millest me oleme Kadriga juba erinevate nurkade alt rääkinud, et ka ettevõtted ise ei näe enam tööandja brändingut värbamisturunduse tööriistana. Olukorras, kus nad ei värvanud, pidid värbamised peatama ja tegelikult ka terve 2021 Euroopas on näha, et ettevõtted pigem on tagasihoidlikud värbamises, siis nad panustavad jätkuvalt tööandja brändingusse. Ja see räägib väga selgelt seda keelt, et me oleme ikkagi jõudnud olukorda, kus see on tööriist, mida nähakse pikaajalise tööandja kuvandi ehitamisena ja see on akumuleeruv, et sellesse tuleb panustada igal ajal. Mitte ainult siis, kui parasjagu on vajadus talente värvata. See on üks väga selge selline tõenduspõhine fakt, mis on nüüd ilmnenud. Ja noh, need signaalid tegelikult on hästi tulevad ka Eesti turult, et kui ma siin mõnda aega tagasi mäletan, kes see seos oli ainult värbamisega praktiliselt, et kui rääksid tööandja brändist, siis et meie jaoks ei ole teema, et me siin praegu ei värba ja me ei kasva ja nii edasi. Et see näitab tegelikult, kuidas see teadlikkus on kujunenud ja mille põhjal see on kujunenud, eks ole, et mis on ettevõtete just selle hetke olukorra väljakutsed. Ja täna, kus väljakutse on ja kõige olulisem on see inimese hoidmine. Ehk siis tänaste inimeste kogemus on nii ägedalt tulnud see teine dimensioon siia täpselt sama olulisele on kõrvale, ehk siis nii-öelda see sisemine töötaja kogemuse dimensioon ja räägitakse täna just nimelt sellest. Et see on küll see, mille üle me rõõmustame. Ja, et see on kindlasti üks teine trend, mis on, et rõhk on ikkagi inimeste arendamisel ja oskuste ja eeskätt just praeguses olukorras digioskuste arendamisel, et tegelikult me oleme näinud ka Eestis neid mitmeid edulugusid, kus ettevõtted on selle selgelt prioriteediks seadnud oma praeguste töötajate digioskuste arendamise, sest et vastab tõepoolest tõele, et uusi talente liiga palju ei ole tulemas, erinevates valdkondades on oskuste ja inimeste nappus ja ka ettevõttele majanduslikult on kasulikum pikaajaliselt planeerida, mis on need võtmekompetentsid ja oskused, mis aitavad neid ka 5 aasta pärast ja vaadata oma tänastele inimestele otsa, et pakkuda nendele võimalusi siis organisatsiooni sees ka näiteks karjääripöördeid teha ja pakkuda võimalusi areneda. Et need on kindlasti ka väga tugevad sõnumid nii organisatsiooni sees, inimeste motiveerimiseks kui ka organisatsioonist välja.
Kristiina tõi enne nii ilusti välja need niisugust 3 suuremat etappi, mida selle tööandja brändi loomise puhul peaks läbi mõtlema, vaatama, planeerima. Aga kuidas või mismoodi neid esimesi samme astuda, kui nüüd meid kuulavad siin võib-olla mingid ettevõtte juhid, kelle nii-öelda vastutusalas see teema on, et kuidas nad saaks edasi liikuda oma ideest, et võiks alustada sellega tõsisemalt? Kõik saab ikkagi alguse sellest eesmärgist, et tõenäoliselt iga organisatsiooni juht teab seda, et mis on tema organisatsiooni üldisemad eesmärgid, strateegilised eesmärgid ja see järgmine küsimus sinna kõrvale on, kellega ma need eesmärgid saavutan. Siin tuleb väga tugevalt mängu tööandja bränding ja mõelda läbi, et mis on minu tänased väljakutsed seoses sellega. Ja seejärel sa tegelikult saad hakata nii-öelda konstrueerima seda, mis mul täpselt vaja on ja alustades loomulikult sellest, nagu me ütlesime, et vaadata sinna organisatsiooni sisse, ehk siis uurida sõna otseses mõttes seda tänase töötaja kogemust. Et sealt ikkagi kooruvad need väga selged tugevused, mille poolest ma eristun, mille poolest mis on selles minu kogemuses, mida ma pakun unikaalset, küsida, miks minu inimesed on tulnud, miks nad on jäänud, et see on tegelikult see tuum või see tõde, mida sa saad hakata aktiveerima siis juba selles nii-öelda järgmises etapis, kui me räägime sellest nii-öelda nende talenti, väljapoole talentideni ja nende sõnumite nagu viimisest. Ja nagu öeldi, Kristiina juba rääkis sellest väärtuspakkumise nii-öelda raamistikust, siis sellest samast töötaja kogemuse uurimisest tuleb sisend sinna. Ehk siis, et millest see minu pakkumine, millest minu lubadus koosneb ja loomulikult siis see sama, et kuidas ma seda lubaduse ja kogemuse kooskõla hakkan nii-öelda siis disainima või kuidas ma seda ellu viin. Sest nagu öeldud, et see tööandja bränding ei ole nii, et hakkaks täna pihta ja tahaks nagu umbes seal augustiks valmis saada sellega ja siis vaatame, et mis juhtub. Et tegelikkus on ikkagi see, et sa kujundad nii-öelda selle vundamendi ja siis jääd ootama kannatlikult, et missugused on need tulemused ja ikkagi peale sellist nagu järjepidevat jätkusuutlikku nende asjade nagu ellu rakendamist. Et see kannatlikkus on kindlasti siin see märksõna ja see ei ole ka teekond, mille sa nagu sätid paika ja siis nagu kulged selles vaos, vaid nii nagu sa, eks ole, kohandad ja kohaned nagu oma muudes funktsioonides sellest sõltuvalt, mis on see keskkond, mis on su eesmärgid. Sama teed sa ka tööandja brändingu juhtimisel. Ma arvan, et see on väga hea küsimus, millest alustada, et esimene küsimus võib-olla selle juhi peas võiks olla, miks mina siin töötan. Ja kui ta mõtleb oma võtmetalentidele, siis ta võiks mõelda, miks nemad siin töötavad. Kui on hea suhe, siis võib ka küsida nende käest ja sealt hakata siis edasi mõtlema, et kuidas seda tööandja brändingut tugevamatele jalgadele tõsta. Kas teil on tuua võib-olla enda mingist kogemusest või kuulnud kellegi teise käest mingeid tõesti edulugusid, et mingil ettevõttel, et see tööandja bränd oleks nagu väga palju kaasa aidanud ja võib-olla on teil tuua ka näitena täitsa mingi niisugune ebaõnnestumine, et kui me räägiksin veel nendest asjadest, mida kindlasti teha, et õnnestuda ja siis nendest ka asjadest, et millest peaks hoiduma, mis on need ohud, riskid, mida vältida, et võib-olla saate neid ilmestada mingi näite näol. No nendest ohtudest, võib-olla kui neid lugusid on nagu kuulda olnud, kes on läinud teele, eks ole, mis on olnud need nagu väljakutsed või takistused sellel teekonnas, siis number 1 on ikkagi nagu see toetusmaja sees. Et see ei ole personali inimese asi. Et tema on justkui, eks ole, ajaloos, et on see, kes vastutab, kuidas inimestel läheb. Et siis see ei ole nagu see tema asi, mis tal justkui tuleb endale ära teha. Ja number 1 asi on nagu juhtkonna toetus. Kas juhid on paadis? Nemad on organisatsiooni ikkagi nagu nii-öelda saadikud, kes seda teemat nagu edasi viivad. Ja juhid laiemas võttes on need, kes seda kogemust kujundavad ja ellu viivad. Et teinekord ongi kurb kuulda, et tõesti ongi investeeritud väga palju ressurssi ja raha just nimelt sellesse nagu turunduse aktiviteetidesse, et on väga ägedaid videosi tehtud, on väga
tugev, tõesti nii-öelda see kuulikindel fassaad selles võtmes, et ettevõtte korporatiivne bränd on tugev ja väljapoole on kõik nagu väga täiesti laitmatu. Ja see kogemus ongi see, mis ikkagi kuskilt hakkab välja imbuma. Edulugusid ma arvan, et tegelikult paistab hästi palju just või tunnustatakse võib-olla palju just nende turundustegevuste eest, et kui me vaatame ka, kui räägitakse tööandja brändingust, siis näidatakse nagu, et kes on ägedama nagu video teinud. Et hästi ootaks neid lugusid, kus need kogemused või mis, seda on keerulisem näidata, eks ole, et need mõõdikud on hoopis teised, et mitte nagu värbamise või siis nii-öelda turundusega seotud nii-öelda mõõdikud, vaid konkreetselt seotud sellega, et missugune on meie organisatsioonis soovitusindeks ja kuidas see on aega paranenud, mida me oleme teistmoodi teinud ja sellest võiksid meie inimesed rääkida. Neid lugusid veel väga palju ei ole minu teada, Kristiina, võib-olla sul. Ja mul on tegelikult üks näide, kus üks tore ettevõte, kes on avaldanud oma koduleheküljel nii selle soovitusindeksi, kui ka siis paar teist näitajat, millest üks väga tore näitaja oli näiteks selle ettevõtte töötajate usk ja entusiasm ettevõtte tulevikku, mis oli samuti väga kõrge. Et see võib-olla ongi see nõks, et kui need näitajad ei ole väga head, siis kes see sooviks võib-olla nii väga avalikult seda välja tuua. Aga siin ma ütlengi, et miks ütleme see talendibränding või see story doing on täna konkurentsieelis on see, et sul on siis võimalus just organisatsiooni seest kasutades oma töötajate lugusid võimalik jutustada ja rääkida, milline on tegelik elu selles organisatsioonis. Et kunstlikult tegelikult ei olegi võimalik seda üldse teha ja sellele eelnebki just see pikem vundamendi ladumine, millest me oleme siin erinevatest komponentidest rääkinud, alates sellest, et mis on need meie organisatsiooni eesmärgid, kellega me seda saavutame ja kuidas nüüd me siit liikvele läheme. Et vist ongi see põhieesmärk, et ära unusta seda vundamenti. Sa küsisid nüüd nende fopaade kohta ja võib-olla kõige lihtsamad fopaad on tekkima siis ka tööintervjuudel. Et kui organisatsioon on suur, hea tava on, et vestlusi viivad läbi ikkagi otsesed juhid pigem kui personali või värbamistiimi liikmed. Ja kui värbamisvestlusel võib olla värbav juht või tiim ikkagi ei kehasta organisatsiooni väärtuseid või küsib inimeselt küsimusi, mis jätavad talle ettevõttest näiteks siis kas diskrimineeriva mulje või siis halbade juhtimispraktikate mulje ja nii edasi, et üks ebaõnnestunud tööintervjuu võib väga heale tööandja brändingule ikkagi mitme koefitsiendi võrra kahju teha, et inimestele tööandja brändi mälu on väga pikk. Et inimesed jäävad tegelikult terveks oma tööeluks mäletama enamusi selliseid tähenduslikumaid töövestluseid, et kindlasti üks tipp on siis värbavaid juhte väga hästi briefida, kuidas oma ettevõtet esindada töövestlustel. Ja siit mul tegelikult korraks meenus just selle Kristiina näite põhjal, mis puudutab seda tööandja brändi mälu. Veel üks nagu selline nagu probleemistik või väljakutse, et on ju ettevõtteid, kellel on väga-väga pikk ajalugu ja kultuur, mis on tugevalt kinnistunud mingi ajaloolise mäluga sellest juhtimiskultuurist konkreetsete inimestega seonduvalt. Ja tegelikkus võib täna olla see, et seal ei ole ammu ühtegi enam sellist inimest, seal ei ole ammu sellist juhtimiskultuuri, aga see mõju on lihtsalt nii tugev, et ka täna see selgelt mõjutab organisatsiooni nagu edukust tööandjana. Ja siin on lugusid, kus on sõna otseses mõttes lahti rebitud sellest vanast, muudetakse ära ettevõtte korporatiivne bränd, ehk siis ega korporatiivne bränd ja tööandja bränd ei ole midagi eraldiseisvat, et nii tööandja bränd, korporatiivne bränd kui ka see nii-öelda kliendi või teenuse bränd, et need on sellised väga selgelt integreeritud üksteisega. Ja meenuvad tegelikult päriselt sellised lood, kus sa ei saagi lahti sellest.
et minna nagu puhtalt lehelt edasi, et see võib tähendada nagu sootuks nagu täielikku identiteedi nagu muutust, et mitte ainult tööandja brändist või ei pruugi siin nagu abi olla sellises olukorras. No see on nagu ühtepidi näide, aga mis mina ikkagi olen nagu vahel mõelnud, kui vaatadki neid mingeid erinevaid toppe, mis tehakse, need atraktiivsed ja noh, siin ju kõik erinevad organisatsioonid, portaalid annavad oma neid toppe välja. Siis ma küll vahel nagu mõtlen, et huvitav, et nagu tahakski nagu nii väga teada, et kas see nagu päriselt on kooskõlas ka, noh, ongi see soovitusindeksiga kasvõi, mis me enne rääkisime, või see töötajate rahulolu. Et sellist uuringut minu teada vist ei olegi nagu veel selles mõttes tehtud, kus kõrvutatakse neid kahte asja. Et ma ei tea, milline... Mitte, jah. Et erinevaid selliseid, ütleme, rahvusvahelisi keskkondi on, kus on võimalik saada väga selgelt lugeda tagasisidet ettevõtte tegevjuhile, ettevõtte teistele juhtidele või milline oli inimese lahkumiskogemus ettevõttest näiteks Glassdooris. Ja seal on erinevad rahvusvaheliselt tegutsevad Eesti ettevõtted ka olemas. Aga jah, mis puudutab siis ütleme ainult Eestis tegutsevaid ettevõtteid või ettevõtteid, kes ei ole Glassdooris, siis kahjuks Eestis oma seda indeksit meil kuskilt nagu praegu kohe näidiseks võtta ei ole. Ja aga ikkagi ma tahaksin tunnustada siin Eesti organisatsioone, et see liigub sinna suunas, et mitte ainult see, et teadlikkus kui tööandja brändingust, mitte ainult kui turundustööriistast, vaid ka tegelikult strateegilisest tööandja brändingust on väga kiiresti kasvanud Eesti ettevõtetes. Ja muu hulgas seesama teadlikkus ka selle kogemuse juhtimise võtmes ja sellesama soovitusindeksi tegelikult jälgimisel, et kuidas meil tegelikult läheb. Et isegi ma võiks öelda, et üsna traditsioonilistes rahulolu uuringutes on täna see küsimus igal juhul sees. Et kas ma soovitan ja kuidas mul endal läheb ja kas ma soovitan oma, eks ole, lähedasele sõbrale ja tuttavale sama tööandjat. Ja noh, ma arvan aja küsimus, millal ka meie need samad atraktiivsustopid tegelikult neid indikaatoreid hakkavad ära siduma, et see teadlikkus kindlasti ja püüdlus seal on juba nagu olemas, et seda nende dimensioonide nagu kooskõlaga väljaspoole tunnustamisel selgelt nagu arvesse võtta, et see oleks nagu äge areng. No enne kui me nüüd otsad kokku tõmbame, siis ma tean, et teil on tulemas märtsis vist ka selline põnev üritus, et saate võib-olla siin lõpus natuke selle kohta rohkem rääkida nii palju, kui teil hetkel rääkida on. Jaa, meil on tõepoolest tulemas 12. märtsil üks tõeliselt inspireeriv selline meistriklass, võiks öelda Põhjamaade ühe sellise nõutuma ja tunnustatama tööandja brändingu eksperdiga. See toimub veebis ja selle eksperdi nimi on Svante Randlert, kelle kohta leiab palju infot ja põnevat. Ja see on omamoodi selline Fontese 30. nii-öelda juubeliaasta nagu tänu meie partneritele, meie klientidele ja teisipidi kingitus meile endale, et tegelikult sellele üritusele me ootame tegelikult ka kõik ka väljaspool tänaseid Fontese kliente kõike kuulema osalema, et saab kindlasti olema põnev. Kristiina, võib-olla sina jagad, et mis need teemad on, mis me avame seal? Jaa, ühesõnaga ma arvan, et me võime välja lubada, et tulevad põnevad 2,5 tundi, mis tõenäoliselt mööduvad linnulennul. Svante Randlert on pikalt tegelikult rääkinud erinevatest trendidest maailmas, millised on talentide ootused organisatsioonidele ja ta avab seda teemat, et mis tagab siis täna ettevõtetele konkurentsivõimelisuse ja on võimalik otse tema poole pöörduda, seal küsida, rääkida temaga ja samuti siis soovime anda sellist sissevaate, et kuidas täna erinevatel Eesti ettevõtetel tööandja brändingu juhtimisega läheb ja mis on need võimalused, kuidas just neid esimesi samme teha, et need teemad saavad ka natukene põhjalikumalt kaetud, millest oleme siin täna rääkinud.
aga mul on väga hea meel, et te tulite. Äkki aasta pärast saame teha siin hoopis uue episoodi, kus me räägime soovitusindeksi tulemustest, kuidas Väga loodame. neid on kogutud, on ju, ja millised tegurid seda mõjutavad, et hästi lahe ongi näha, kuidas ettevõtted aina rohkem panustavad sellele, et töötajatel oleks hea tööl olla, sest et noh, me veedame ju tööl oma suurema osa ajast. Nii et seal peab olema meil tore ja meeldiv olla, aga aitäh teile! aitäh! suur tänu!